kolleegi soovitusel siis väike video Renault viimati Eesti turule jõudnud sõidukist Austral. Iseenesest välidisaini mõttes väga kena auto. Midagi nagu sellist märkimisväärset, mis mind nagu häiriks, silma ei ole hakanud. Et võib-olla ainukene asi, mis mind natukene võib-olla selle auto juures häirib, on see, et see tagumine ots on nagu jääb nagu lühikeseks, et minu hinnangul võiks olla natukene niisugune pikem ja see ühtlasi annaks ka ruumi sellele pagasnikule juurde. Ma saan aru, et tegemist on siis Renault poolt mõeldud pereautoga. Seda pereautot viib edasi siis 116 kilovatine bensiinimootor ja ta on siis nimetatud mild hübriid. Iseenesest see sõiduk oma sõiduomadustelt on nagu väga hea ja ma võiks öelda, et isegi üks paremaid, millega mina Renault mudeli valikust nagu sõitnud olen. Et ainukene asi, mis mind selle auto juures häirib, on see, et ta on jube jäik. Et nende autode puhul, millega mina sõidan, ma reeglina läbin siis nii linna, maanteed, kõrvalteed kui ka külateed ja see auto tõesti nagu raputab. Võib-olla üks osa on siin ka 20-tollistel velgedel, et võib-olla see annaks natuke juurde, kui see velg oleks võib-olla vähe väiksem ja rehv kõrgem, aga ta tõesti raputab. Teine asi, mis on pisut võib-olla selline häiriv, on see, et ta tegelikult ei lähe ikka väga edasi. Et temaga on mugav sõita, aga ükskõik millise režiimi valida, ta tegelikult väga edasi ei lähe. Kui me räägime ruumikusest või sõiduasendist, siis see on tõesti hea. Ma panen see natuke vaiksemaks. Et sellel ei ole nagu midagi ette heita, et kui ma reeglin nendest Renault'est leian igasuguseid asju, mis mind nagu tegelikult häirivad, siis sellel autol ma sain küll asendi väga hästi paika. Kõik istmed, rooliasend ja kui Renault E-Megani puhul oli näiteks lühikesel inimesel väga ebameeldiv, et keskkonsool käis vastu põlve, siis sellel autol ei ole tõenäoliselt seda muret, et on ta pikem või lühem inimene, suudab ennast väga hästi siia sisse istuma panna. Mis puudutab sisemust, siis multimeedia osa, mis siin on tõesti väga kihvt ja ei oska nagu midagi ette heita, et kõik juhtmevabad CarPlay'd ja Android autod, igasugused 360 kaamerat, käedvabad istmemassaažid, kõik, mida sa tahad, saad siit muuta, saad luua endale ise oma profiili ja ka oma sellise sõidurežiimi. Keskkonsool, mis mind tihtipeale häirib, et pole kuskil enam kätt toetada, siis siin on see ära lahendatud sellise käetoega, mida liigutades ühelt poolt avanevad siis joogitopsioidid ja teiselt pool on siis selline suurem panipaik ja lisaks on siis siin kõrval veel panipaik, kuhu saab asju nagu panna. Istmed väga okei, natukene meenutavad minule Toyota istmeid, mis on siis Toyota Corolla Crossil ja ka Yarisel ja RAV4-l. Mis on minu jaoks naljakas, on see raadiojuhtimine, et kui ma küsisin Renault'st, et miks see on jäetud sellise naljaka, mitte nii disainika kangina rooli kõrvale, siis nende väitel on see just geniaalne leiutis, et rooli keerates on nupud alati õiget pidi. Ma ei tea, ma olen harjunud sellega, et nad on rooli peal ja kui ma seda rooli keeran, siis ausalt öeldes mind see nagu ei häiri. Rooli disain, väga mõnus, keerates jääb see ring käe mõttes oluliselt lühemaks ja väga hästi toimib. Muud juhiabid, nagu ikka tänapäeva autodel, on kõik siin olemas ja ei ole nagu millestki nagu puudus. Sisemuses on ruumi nii sõitjal kui ka tegelikult taga. Et ta on tagant ka väga ruumikas, et kui tihtipeale näiteks Corolla Crossi puhul jääb see tagumine ruum nagu väikeseks, sest siin salongis on seda ruumi nagu piisavalt. Samamoodi istmed on väga mugavad, et mis natukene häiris on see, et kuivõrd iste on siin natuke nurga taga, siis talveriietega siis sisse tulles jääb see piilari osa nagu natukene ette, aga muidu ei saa nagu ette heita. Klaaskatus, millest mina absoluutselt ei hooli,
aga see kipub ka nagu suhteliselt nagu tavapäraseks minema. Kui ma jõuan nüüd pagasniku osas ja kui ma rääkisin seda, et see kere nagu võiks olla pikem, siis see väljendub ka siin pagasnikus, et pagasnikus nii-öelda pereauto jaoks, kui sul on vaja mingisuguseid kärusid ja asju vedada, siis ei ole ta nagu okei. Esiteks on ta väikene, teiseks on siin äär ja ega väga siia muud ei mahu, et ma arvasin, et äkki seda saab allapoole lasta, aga tundub, et ei saa, et ta sügavust ka sisuliselt ei ole. Et ta pereauto jaoks on ikkagi pisut väike. Mul isiklikult on tunne, et Renault hakkab selle sama mudeli puhul tulema välja ka elektriautoga. Sellele annab mulle aimu tegelikult see bensiiniluuk, et üldjoones selline tähistus ja selline suur luuk on elektriautodel. Et ma miskipärast arvan, et see on tulemas samamoodi nagu Megane tuli ka elektrilisena ja tõenäoliselt on siis see võimekus ka natuke parem. Aga muidu tore auto, suhteliselt pilkupöödav, et linna peal inimesed isegi käisid sisse vaatama, sest ja uurisid, kui ma söögikohast välja tulin. Väga hea helisüsteem, väga kihvt selline suur telekas ja informatiivne, aga suhteliselt suur kütuseröövel. Et see 1,6 liitrine mootor ei jõua seda autot väga liigutada ja tõenäoliselt sellest tulenevalt on ka siis see kütusekulu nagu suhteliselt suur, et see auto on küll praegu hetkel sõitnud väga vähe. Ta on suhteliselt värske mudel ja kui ma selle auto sain, oli tal ees 1600 kilomeetrit. Ja selle auto keskmine kütusekulu tema eluaja jooksul on selline pealt 8. Et kui mina selle auto võtsin, siis ma nullisin, sest üldjoones minu selline sõit on kogu aeg linn ja nii-öelda maa pooleks. Et siis mina olen selle sõidukil saanud keskmiseks kütusekuluks oma sõiduaeg 7,8. Et ma olen proovinud siin erinevate režiimide vahel valida, sõitnud ka Ecoga. Proovinud ise muuta seda režiimi, et kui arvestada, et hetkel on talv, on suht suur auto, siis ma arvan, et selle sõiduki puhul tuleks arvestada siiski kuskil 7-liitrise kütusekuluga. Aga muidu linnas sõitmiseks väga okei, kui eriline kiirendaja ei ole ja väga sellest ei hooli, siis sõidab see auto väga hästi.